Tartu Kunstimuuseumis on selles Viltuses majas olnud väga mitmeid erinevaid püsinäitusi ja teemanäitusi. Enamasti on kõigi näituste puhul olnud kuraatoriteks muuseumi enda töötajad. Et ma ei mäletagi meie muuseumi ajaloost, et me varem oleks teinud ettepaneku 2 kunstnikule tulla muuseumisse kureerima näitust Eesti kunsti teemadel. Et neil ei olnud tehtud kummalegi, ei Flo Kasarule, kelle me valisime, ka Rauno Toomas Mossile mitte mingeid ettekirjutusi, et mida nad peaksid millisest teemast või millest nad peaksid lähtuma. Nii et täiesti vabad käed olid neile antud ja kõigepealt me ootasimegi nende käest, et mis on siis need teemad, millega nad välja tulevad. Ja kui üks kunstnikest Flo Kasaru võttis siis ühe eseme, läbi mille ta hakkas Eesti kunsti siis lahkama ja vaatama, siis Rauno Toomas Moss võttis hoopis teistsuguse lähtekoha. Ta võttis mingi emotsiooni, mingi tunde ja võttis tegelikult lähtepunktiks sellise eestlase sellise looduse armastuse ja see, et meid on nimetatud selliseks maausku inimesteks, siis ta püüdis leida sellele kinnitust läbi Eesti kunsti. Et põhimõtteliselt kogu see näitus tal üles ehitatud ongi just nimelt sellele, et ta püüab siis Eesti kunstist otsida neid müstilisi või maagilisi hetki, mida Eesti kunstnikud läbi looduse on tunnetanud ja püüdnud siis vaatajateni tuua. Siis see Maika idee oli alguses natukene kõhklevaks tegev just nimelt selle poolest, et ma ei osanud ennustada, ma olin veendunud, et mingi näituse võib saada, aga et kas nii mahuka näitus, et kas siis neid maikasärke lõpuks Eesti kunstis nii palju on kujutatud või ei ole kujutatud. Kui mina mõtlesin Maika peale, siis mina mõtlesin Nõukogude aja peale ja mõtlesin ühtepidi Nõukogude filmide peale ja teiseks tuli mulle meelde mingisugune selline suvisel ajal olev vene mees Maikaväel, väga tihti kaabu peas, siis suits sees, kas siis lõunabaasil sellisel pausil või siis rongi perroonil jalutamas, kui rong oli pikema peatuse teinud. Seega see oli täiesti erinev lähenemine ühele teemale, et kuna Flo Kasaru tuli oma sellise iidoli Bruce Willise ja visahingega, kust pärisnes temal see vaimustus Maikast. Ja et ma arvan, et Maika on kindlasti, ta on selline intrigeeriv märk, mille peale võib-olla ükski kunstiajaloolane võib-olla ei oleks tulnud vähemalt, et valida teda sellise suurema näituse teemaks. Ma arvan, et sellise motiivi võtmine, et see on mõnes mõttes võib-olla just tõesti, et Flo Kasaru ise ütles, et aga see on ka tema üks lemmikriidesemeid, et järelikult ta suhestus sellesse ja ta teadis ka seda fooni, et ta on üks ese, mis on praeguse sellise noore põlvkonna seas erakordselt populaarne ja ta tegelikult ju siiski omab mingisugust märgilist sellist väärtust või sellist sõnumit, et teda saab siduda ka ajalooliselt selliste erinevate inimgruppidega, kes seda Riia eselt on kasutanud, mis tegelikult ka sellel näitusel tuleb välja.